Esimese päeva hommik Põrgupõhja retkel algas relvastatud võitluse liidu Lätimetsa punkri juurest. 07.00 läks rajale esimene võistkond ning sellele eelnevalt pidi nad läbima ka kohustusliku varustuse kontrolli, et oleks selge, et neil on kõik vajaminev võistluseks kogu aeg kaasas. Võistlejate äramineku suund Lätimetsa punkri juurest oli planeeritud täpselt sama trassi mööda, mida metsavennad tegelikult 1948. aasta 15. oktoobril lahingust eluga põgenedes kasutasid. Liikudes metsavendade kunagistes jälgedes jõudsid võistlejad pärast starti KP1, kus oli ülesandeks kohtuda siis nii-öelda sidemehega, kelle käest saadi edasiste tegevuste juhised. Ülesanne ehitati üles lähtudes metsavendade kunagistest sidepidamisviisidest. Võistlejad pidid ütlema kontaktile stardis saadud parooli. Enamus võistkondi küll kasutas kaasaegseid nutilahendusi sõnumi jäädvustamiseks, mis oli ka täiesti lubatud, kuid vaadates minevikku oleks omal ajal märkmete tegemine võinud vahelejäämise korral tähendada hukku tervele metsavendade grupile. Parooli edastamisel saadi järgmise kontrollpunkti koordinaadid ja kontrollaeg, mis juhatasid nad kausi külla. Kausi külas Avaste mäel tuli kontrollpunktis hävitada 12 tinglikku vastast. Kasutama pidid võistlejad kohustusliku varustuse hulka kuulunud nuga. Kuna ei olnud täpsustatud juhendis, milline nuga olema peab, leidsid mitmedki võistlejad end kimbatusest, millest väljumisel tuli loota heale õnnele. Peale ülesande sooritamist said võistlejad kätte järgmise kontrollpunkti koordinaadid ning kontrollaja ning asusid teele. Kontrollpunkt number 3 Kivikala põhikooli staadionil, mis oli ühtlasi ka avalik punkt, sisaldas endas kompleks ülesannet. Esiteks tuli harjutada üksteise evakueerimist ja seejärel üles saetud pulsi ning värisevate kätega tabada õhkrelvadest märki. Ülesanne oli tingitud metsavendade ühest põhimõttest, end elusalt mitte vaenlase kätte jätta. Kontrollpunkt 4 Päärdu lähidal kunagise Heino Mandre punkri varemete juures metsas sisaldas endas täpsust sisaldavat ülesannet. Võistlejad pidid granaatidega ette näidatud märki tabama ja selleks oli jällegi ette nähtud vaid loetud minutid. Kontrollpunkt 5 Manni Jõhimäe lasketiirus. Kõik pidid näitama oma täpsust sportrelvadest laskmisel. Punkt, mis asus üpris avatud maastikul, tähendas ühtlasi seda, et juba päev läbi vastutegevuse eest varjunud võistlejatel oli jätkuvalt keeruline märkamatult kontrollpunkti turvaruutu siseneda. Sealt edasi liikusid võistlejad ööbimispunkti ja sellega oli esimene võistluspäev lõppenud. Kontrollpunkt 7 Nurme külas. Pärast rasket tööd ja ilmastikutingimusi, mille järel nii mõnigi võistleja leidis end ärkavat veelombist, tuli läbida linnulennult 10 kilomeetrit Pokumaad. Pokumaa Põrgupõhja retke mõistes ei tähenda Edgar Valteri joonistatud muinasjututegelasi, vaid rämedat jalatapjat maastikku. Võistlejate ülesandeks oli hinnata 3 ette näidatud objekti ja 2 tingliku vastase figuuri kaugust. Seejärel tuli aga 2 minutiga tulepulga ja noa abil põlema saada kasetõhutükid, kuna üleelamistarkused ja oskus neid rakendada on Põrgupõhja retke üks alusprintsiipidest. Paraku pole kõik sellest veel aru saanud, mistõttu tule tegemine polegi nii lihtne, kui see esmapilgul tunduda võib. Kontrollpunkti 8 jõudes leidsid võistlejad eest õnnetu matkaseltskonna ja asusid neid viivitamatult abistama.
vaata, kas kuskil on mingisugused suuri verejookse, katsu kõik läbi. Ta rääkis midagi tablettidest, tal on mingid tabletid otsas või ma ei saanudki aru täpselt. Kuulsid või? Ta on ilus paigas. Aiaa! Üle tüki meetri. Aiaa! Valus on! Ei ole hullu. Aga valus on! Aiaa! Vigastuste iseloom oli vastavuses keskkonnaga. Kõike seda võib reaalsuses ette tulla, mistõttu on ääretult vajalik omada esmabialaseid teadmisi. Miks te mind filmite kogu aeg? Ma ei ole midagi teinud siin metsas, ei ole metsavendasi. Ma ei tea, kes see Hanski on. Mina tulin sealt poolt, läksin piima tooma sinna. Peale meditsiiniülesande sooritamist jõudsid võistlejad luureülesande alasse. Situatsiooni loomiseks kasutati kaitseliitlasi ja vabatahtlikke näitlejaid. Stsenaarium nägi ette, et võistlejad peavad tuvastama laagri asupaiga ja selle rutiinid. Võimalusel luues kontakti näitlejatega, kes kehastasid tinglike vangistatud metsavendade toetajaid. Näitlejate töö oli suures osas improvisatsioon, mis kindlasti pakkus palju nalja luurealas viibinud inimestele. Kas sealpool on julgeolek või on see sealpool? Läheb! Püksid lähevad, mul aina rohkem sõnadega. Minu käsi on hea toetus. Päeva naelaks kujunes takistusrada ja sellele järgnenud ebaharilikes tingimustes erinevate esemete käsikaudu tuvastamine. Vihjamisi võib öelda, et need ebaharilikud tingimused ei lõhnanud meeldivalt. Oi vittu. Ma välja tõsta, ma katsun. Järgnenud ööbimispunktis pannkoogi küpsetamise rõõmu see aga ei vähendanud. Kolmanda päeva hommikul pidid võistlejad presenteerima toimivat veefiltrit. Selle loomisel tuli neil taaskord rakendada üleelamisteadmiseid ja oskuseid. Kuhu rohi? Näitan, et kui teitud on. See on esimene katse. Suurem osa võistkondasid sai selle ülesande sooritamisega enam-vähem hakkama. Viimase võistluspäeva kontrollpunktid sisaldasid erinevaid ülesandeid, mida võistkonnad võisid vastavalt oma jaksule läbida ja lahendada. Mitte lahendamine võrdus lihtsalt karistuspunktide saamisega. Põrgupõhja rett kulmineerus lõpujooksuga. Võta mina. Anna, võta. Läheb. Mine laua peale. Läheb.